19. sajandi keskel seikles Briti maadeuurija Henry Winthrop läbi Aafrika sisemaa, pannes oma tähelepanekuid metikumast hoolega päevikusse, mida ta pidas teaduslikuks aardeks. Winthropi kirjutas üksikasjalikult Aafrika loomastiku mitmekesisusest, joonistades täpseid illustratsioone kaelkirjagudest, elevantidest ja loendamatutest lindudest, mida Euroopa teadus polnud veel dokumenteerinud. Tema reisid viisid ta kokkupuutesse paljude erinevate hõimudega, kelle keelt, kombeid ja eluviisi ta püüdis mõista ja austusega dokumenteerida. Tihe vihmamets, millest läbi tungida, jõed, millest üle minna ja mäed, millest üles ronida, need olid takistused, mis nõudsid kohalikke teadmisi ja abi, mida Winthrop alati tunnustas. Kuigi ta tuli Aafrikasse paljuski koloniaalse maailmavaatega, muutis tema kogemus teda sügavalt, õpetades talle austust looduse võimsuse ja kultuuride rikkuse vastu, mida ta kohtas. Aastakümneid hiljem, kui Winthropi päevikud ja kogud jõudsid Euroopa muuseumidesse, inspireerisid need uut põlvkonda teadlasi ja uurijaid, kes püüdsid mõista maailma mitmekesisust suurema empaatiaga kui nende eelkäijad.